Meie järgmine esineja räägib meile rohelistest investeeringutest. Esinejaks on Nelli Janson LHV Pangast. Inimtegevusest tingitud kliimamuutused on meie põlvkonna suurimaid probleeme, mille lahendamisel on finantssektoril keskne roll. LHV teadvustab enda vastutust puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma majanduse poole liikumisel. LHV visioon on, et inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda ja ette võtta, seades kõrgeid sihte ja investeerida tulevikku. Nende väärtused on olla lihtne, toetav ja tulemuslik. LHV liigub järjest rohkem ja rohkem rohelise keskkonna poole. Neil on olemas rohelised laenud, kus nad on töötanud välja laenude eripakkumised, mis aitavad LHV klientidel teha oma igapäevasel tarbimisel võimalikult keskkonnasäästlikke valikuid. Roheline kontor, kus nad jälgivad ja vähendavad pidevalt oma kontorite keskkonnamõju ning muudavad töökeskkonna ergonoomilisemaks. Ma palun lavale tulla Nelli Jansonil, et rääkida meile täna rohelisest investeerimisest. Tere siis kõigile. Nagu öeldud, mina olen Nelli, tulen LHV Pangast ja töötan LHV Pangas vanemmaaklerina. Ja täna, mis ilmselt ei tule üllatusena, räägime siis rohelisest investeerimisest. Kui mu eelkõneleja peatus mitu korda teemal, kuidas tegelikult mõtteviis on muutumas või et mõtteviis peab muutuma, et siis mina võin öelda nii-öelda finantsmaailma või siis investeerimismaailma poolt, et see mõtteviisi muutus on ikkagi väga selgesti tajutav juba. Ja kui nüüd natukene konteksti panna, et siis ütleme siis babybuumerid või siis peale sõjajärgne investorite põlvkond lähtus investeerimisel väga lihtsast põhimõttest. Ehk mida rohkem ettevõtte raha teenib, mida suurem on ettevõtte käive, mida suurem on ettevõtte kasum, seda parem. Ehk siis sisuliselt selle põlvkonna investor väga ei tahtnud teada, mis hinnaga see kasum on tulnud. Ehk siis kuidas see number sinna joone alla on tulnud. Ja see tihtipeale tähendaski ikkagi seda, et see number on sinna joone alla tulnud saastates keskkonda, diskrimineerides töölisi, et see investorit ei heidutanud. Ja ongi, kui tookord oleks, mingisugused 10 aastat tagasi oleks ettevõte näiteks teatanud mingil majandustulemuste pressikonverentsil, et ta kavatseb töötajatele osta kõik väga ergonoomilised töölauad ja töötoolid, mis on siis oluliselt kallimad tavalisest kontorimööblist või siis toetada tööliste sportimist, mis iganes, kõik see viib, eks ole, firmast raha välja. Kõik see mõjutab firma kasumit, sellepärast, et firma maksab kõige selle eest. Siis oleks see olnud väga negatiivne uudis investorite jaoks, sest see vähendab kasumit ja selle peale sel hetkel poleks väga mõeldud, et see on jätkusuutlik. Ja selles osas on tegelikult just, ma ütleks, et viimaste aastate puhul olen mina tunnetanud seda muutust kõige selgemalt, et seesama jätkusuutlik investeerimine või siis teisisõnu ka sotsiaalselt vastutustundlik investeerimine tuleneb siis ingliskeelsest 3 sõnast ehk siis environmental, social ja governance. Ehk siis see on siis need 3 sammast, mille peal see uus investeerimistees püsti seisab. Ja ta omakorda siis katab väga-väga palju erinevaid
teemasid, et eelkõneleja mul väga siin põhjalikult juba rääkis, eks ole, keskkonna osas, eks ole, kõik, mis puudutab saastatust, kasvuhoonegaase, ringmajandust ja väga oluline osa on siis ka just nimelt sellel ühiskondlikul osal ehk siis sellel samal mõtteviisi muutusel, et milline on, eks ole, juhtkonna suhtumine oma inimestesse, oma töötajatesse, kuidas suhtutakse vähemusgruppidesse, eks igasugune mis tahes diskrimineerimine, et kas rahvuse, soo, nahavärvi põhjal, et seda vaadatakse ikkagi väga hoolikalt, kuidas on tagatud töötajatele nende töötingimused, puhketingimused, et need on nüüd tegelikult võetud ikkagi päris korralikult luubi alla. Ja siis seesama majandus, et ütleme siis, olgem ausad, lääne ühiskond on siis tööstusrevolutsioonist alates ikkagi oma kasumi saamise eesmärgil kurnanud loodusressursse, keskkonda ikkagi, no ütleme mehe moodi, et sealt on ikkagi pigistatud välja kõik, mis sealt pigistada on andnud ja käitutud nii, nagu homselt polekski. Ja see on viinud meid täna keskkondlikus mõttes suhteliselt katastroofi äärele ja eks seal ole väga palju ka takistusi selle, ütleme just ettevõtete osas ja nende mõtteviisi muutmise osas ja ka riikide lõikes, eks me paari sõnaga sellest hiljem ka räägin, aga mis puudutab nüüd investeerimist konkreetselt, siis sinna on jõudnud täpselt samamoodi see mõtteviisi muutus. Ja seda on võib-olla näha kõige paremini just nimelt seda, kui palju on viimasel ajal voolanud siis investorite raha just nimelt nii-öelda jätkusuutlikkus investeerimisse või siis rohelisse investeerimisse, et seda eelkõige siis uus põlvkond või siis nagu millennialid või kes on siis nii-öelda nüüd selle babybuumerite käest seda teatepulka üle võtmas, on muutnud ka oma suhtumist siis investeerimisse ja tegelikult siis need graafikud näitavad väga hästi, kuidas see üleminek toimub. Et lihtsalt infoks, et seda taustainfot teile anda, et see ei ole nagu ainult jutt, et roheline investeerimine või jätkusuutlik või siis sotsiaalselt vastutustundlik investeerimine on selline tore trend, aga see ka päris maailmas siis toimib. Ja siin on ka näha, et ütleme, et üle poole suisa kavatsevad siis oma suunda just nimelt muuta investeerimise osas ettevõtete poole, kes siis rakendavad kõiki seda 3 sammast, mis me siin eelnevalt rääkisime ja kavatsevad neisse ettevõtetesse ka investeerida. Ja paradoksaalne ongi nagu siin see, et tõepoolest see roheline või ütleme, see ringmajandus ja rohelisemale eluviisile üleminek on oluliselt kallim, kui jätkata, eks ole, samas vaimus. Aga see on selline suhteline mõiste, sest et jah, hetkel on ta tõepoolest kallim, sellepärast et kõik uued tehnoloogiad nõuavad suuremaid investeeringuid, ilma et need alguses kohe hakkaks nii-öelda investeeringud ära tasuma. Aga kui me vaatame pikka perspektiivi, siis
hea ütlus on, et ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju, et see tegelikult natukene kehtib ka siin, et me võiks seda kummi nii-öelda venitada veel edasi natukene, kuni see meile ühel päeval täie hooga vastu vahtimist lendaks ja siis võib olla juba päriselt hilja midagi muuta. Siit lihtsalt natukene mäluvärskendust, et milles see peamine globaalne kokkulepe seisneb ja mida siis lõpuks saavutada tahetakse ja kindlasti kõik on kas või kogemata kuulnud sellist sõna nagu kliima soojenemine või siis globaalne soojenemine ja kuidas me kõik seda vältida peaks ja eelkõige miks me seda vältima peame, ongi see, et globaalne soojenemine võib siis tekitada päris ekstreemseid ilmastikuolusid, mida me osaliselt tegelikult täna ka juba näeme või tunnistajaks oleme, mis siis omakorda tegelikult toob kamaluga veel erinevaid probleeme juurde, et näiteks siin, kes võib-olla viitsib lugeda, oli paar aastat tagasi ülemaailmne kliimakonverents, kus siis tehti erinevaid prognoose, et missugune näeb maailm välja siis, kui me midagi ei tee selle globaalse soojenemise peatamiseks. Ja üks asi, mis minule nagu väga meelde jäi, oligi see, et esiteks teatud piirkondades maal tõuseb keskmine temperatuur, et seal ei ole inimesel enam võimalik elada, mis omakorda tähendab seda, et meil tekib täiesti uus migratsiooniliik ehk siis kliimapagulased. Ja kliimapagulased hakkavad otsima kohta, kus nad saavad elada. Ja see tõenäoliselt on täiesti, ütleme, see migratsiooniprobleem, mis meil siin võib-olla 2-3 aastat tagasi oli, täiesti kahvatub selle olukorra kõrval, mis meil siis hakkab olema, kui meil tekib mitte miljonites, vaid sadades miljonites kliimapagulasi, kes hakkavad otsima kohta, kus elada. See on siis üks asi. Teine asi, mida siis globaalne soojenemine teeb, on üldine veepiiri või meretaseme tõus, mis siis omakorda tähendab seda, et mingisugused rannikualad või madalamad alad hakkavad vee alla sattuma, mis siis veel omakorda piirab kõike seda elamiseks kasutatavat maala, et eestlastele näiteks väga meeldib sisuliselt mererand endale, eks ole, maju ehitada, et kui meil see probleem jätkub, siis need mereäärsed rannikualad on meil ühel hetkel kõik vee all. Ja kindlustus ilmselt tõstab ka mingi hetk käed üles ja ütleb, et see on force majeure, meie ei kata selliseid probleeme. Nii et see 1,5%-line keskmise temperatuuri tõus tundub väga triviaalne, esmapilgul vähemalt, aga see kahju, mida see siis pikema aja vältel võib tegelikult kogu maailma elukeskkonnaga teha, on tegelikult kolossaalne. Ja just sellepärast on ikkagi enamus riike aru saanud, kui tõsine see probleem on ja sellest tulenevalt on siis erinevad suurriigid endale püstitanud eesmärgi, millal nad siis tahavad jõuda süsinikneutraalsuseni. Ja eesmärgid on erinevad, selles osas on Euroopa Liit nagu kõige sellisem aktiivsem, et ta tahaks, et 2030. aastaks oleks siis kasvuhoonegaase tänasega võrreldes juba siis poole vähem. Ja see siis omakorda tähendab, et
see siis omakorda tähendab ka seda, et on alanud võib-olla halb sõna selles kontekstis, aga võidurelvastumine globaalse soojenemise vastu. Ja selliseid positiivseid märke tegelikult või positiivseid arenguid võib kohata juba väga mitmest riigist, näiteks siis nii Hiinast kui ka USA-st, kus kasutatakse juba väga aktiivselt päikesepaneele, ehk siis saadakse energiat sellisest täiesti tasuta energiaallikast, mis meil taevasse iga päev ilmub. Ja esimest korda siis Euroopa Liidus ületas siis taastuv energia fossiilsetel kütustel põhinevat energiat. Nii et selles osas on nagu arengud meil väga julgustavad, positiivsed, aga see on alles algus. Nii, kui me rääkisime teemal, et majandus või siis ettevõtted peavad selle muutusega kaasa minema ja ütleme võib-olla eriti sellises raskes olukorras on ettevõtted, kes on siis sisuliselt terve oma elu liugu lasknud fossiilsetel kütustel. Ja üheks heaks näiteks sellel teekonnal on meie oma naaberriigist pärit Neste, keda me ju kõik, kui keegi ütleb Neste, siis esimene seos, mis meil sellega tekib, on bensiin, kütus. Aga Neste on selles osas, selles vallas pioneer ja nemad on teinud päris korralikke strukturaalseid muudatusi oma strateegiates või siis äritegevuses. Ja tänaseks on siis Neste sisuliselt suurim biodiisli tootja maailmas. Ja siis see tehnoloogia siis põhineb, eks ole, jäätmetel ehk siis biodiisli osakaalust 80% moodustavad siis jäätmed ja 20% palmiõli. Ja plaan on siis selline, et üsna varsti, mõne aasta pärast plaanib Neste siis viia kogu biodiisli tootmise 100% siis jäätmete peale. Ja võrreldes siis see nüüd ka hakkab peegelduma ettevõtte majandustulemustes, et kui 2019. aastal moodustas siis taastusmaterjalide segment juba 22% Neste kogumüügist, siis 10 aastat tagasi või natuke rohkem oli see ainult 3%. Siis teine sektor, kust me ei saa ei üle ega ümber, kui me räägime rohelisest energiast, on kahtlemata elektriautod. Umbes, ütleme 10 aastat tagasi, siis kui Tesla, kindlasti ka olete kuulnud, üks kuulsamaid elektriautode tootjaid maailmas, tänaseks päevaks on tema turuväärtus tõusnud suuremaks kui sisuliselt kõikide autotootjate oma kokku. Aga kui ta tuli meil üle 10 aasta tagasi börsile, oma nii-öelda Elon Musk oma elektriautode visiooniga, siis ma pean ütlema, et alles 10 aastat tagasi tundus tema elektriautode visioon ikkagi suhteliselt ulmeline.
et maailmas, kus ütleme, domineerisid autod ja kus ütleme, fossiilkütusega sõitvad autod ja kus eriti hinnati auto väärtus selle järgi, mida suurem on ta mootor, ehk siis mida rohkem ta bensiini neelab, seda kallim tema oli ja mis seal salata, ka seda prestiižsem. Et sel hetkel oli ausalt tunne, et Elon Musk on ikkagi kuskilt teiselt planeedilt kohale jõudnud ja ta ikkagi üldse ei adu seda, et mis maailmas me sel hetkel elasime. Ja tema seda elektriautode visiooni oli raske sel hetkel ka tõe pähe võtta selles mõttes just, et see muutus võiks nii kiiresti toimuda. Ja ometigi selle viimase 10 aastaga on see muutus toimunud ja elektriautod on täielikult saamas reaalsuseks ja mitte siis ainult tarbija seisukohast, vaid ka juba riikide seisukohast, et riigid on võtnud väga kindla ja toetava seisukoha elektriautode osas ja eelkõige on see väljendunud siis kõikvõimalikes erinevates riiklikes toetustes, et kui elektriauto soetada, et siis riik osaliselt siis toetab seda ostu ja kõikvõimalikud plaanid siis, et mis hetkel siis peaks elektriautod meie tänavaid domineerima ja järjest võib ka kuulata erinevatelt riikidelt või suurlinnadelt, et nad kavatsevad keelustada kas siis näiteks diiselautod või siis tõenäoliselt mingi hetk ka bensiinimootoriga autod täielikult. Nii et see siis tekitab sellist survet juba riiklikul tasandil ja sellest on nüüd tänaseks päevaks aru saanud kõik autotootjad, sellepärast et enamus tuntumaid autotootjaid on avanud siis endale elektriautode liini, ehk siis seda on teadvustanud endale kõik, et elektriautod on tulevik ja sinna tuleb investeerida. Ja nagu siit graafikult ka näha on, siis kõik sõidukid, eriti sõiduautod, on ikkagi korralik kurja juur. Eriti siis, mis puudutab heitkoguste osa. Ja nende autode teelt või siis keskkonnast elimineerimine või ärasaamine tõenäoliselt ikkagi annaks juba väga-väga häid tulemusi. Aga nagu siin ka mitu korda jutuks on olnud, siis harjumuste jõud on suur, ehk siis old habits die hard, nagu öeldakse. Ja kui uuem põlvkond ei tee sellest üldse suuremat numbrit, et ta üldse ei kasutagi näiteks, et see auto ostmine või auto omamine ei ole üldse mingisugune eesmärk omaette, siis ütleme natuke vanema põlvkonna jaoks, nemad on ikkagi kogu aeg üles kasvanud teadmises, auto on teatav staatuse sümbol ja see on ainult üks tahk asjal. Kui me võtame näiteks Eesti kontekstis, siis Eestis on kohati transpordivõrgustik siiski üsna hädine. Nii et need meie vaesed maapiirkonnad, kus nagunii inimesed kipuvad ära kolima erinevatesse tõmbekeskustesse või nende ümbrusesse, et kui neile seataks väga kindlad piirangud ka auto ostmisel või mis laadi autot nad osta tohivad,
siis see tõenäoliselt väga hästi nendele piirkondadele ei mõjuks. Nii et see lahendus tundub nagu mustvalge, aga sinna lahenduseni jõudmine ei ole ilmselgelt lihtne. Ja üks argument, mis siia veel vahele astub, on kahtlemata raha või siis sellesama elektriauto hind. Et minule ka väga meeldib see elektriauto kontseptsioon, eriti mulle meeldib see, et sul kütuse peale sisuliselt raha ei lähegi, sest et kes on autoomanik olnud, siis teab väga hästi, kui kalliks teeb auto ülalpidamise, kui me nüüd jätame kõik keskkondlikud teemad kõrvale, et kui kalliks teeb auto ülalpidamise just seesama kütus või bensiin, siis elektriauto puhul jah, see kütuse osa on täiesti kaduvväike, aga mis on elektriauto puhul probleem, on tema ostuhind. Ja elektriauto ostuhinna teeb väga kõrgeks aku. Akud on elektriautodel kõige kallim osa ja seal otsitakse siis üsna intensiivselt võimalusi seda aku hinda vähendada, et see muutuks siis taskukohasemaks tavatarbija jaoks ja üks võti kindlasti on masstootmine, aga kes vähegi on näiteks Tesla hindu vaadanud, et siis kui auto hind ikkagi on kuskil seal $60,000–70,000, siis see on ikkagi väga palju raha ja tõenäoliselt see argument sinna juurde, et see on väga keskkonnasäästlik auto, väga ei pela sel hetkel, sellepärast et väga vähestel inimestel on käia siis välja selline raha siis puhtalt ainult auto eest, seda enam kui nii-öelda siis fossiilkütustel ringi sõitva auto saab kätte alla 10 000. Nii et siin nagu selles mõttes on arenguruumi kindlasti küll. Ja siin on siis ära toodud graafik, et kes siis praegu seda elektriautode turgu domineerib. Enamus on siin kõik tuttavad nimed, et Tesla muidugi selle sektori pioneerina siis ka domineerib see tabelit, aga nagu näha, siis kes on tal ikkagi väga tihedalt kannul, on Volkswagen, kes on ikkagi oma elektriautode tootmise plaani väga tõsiselt käsile võtnud ja kindel plaan on ikkagi lähiaastatel siis Tesla ka kinni püüda. Ja siis kes siia võib-olla ei ole veel sattunud siia tabelisse, on näiteks Hiina elektriautode tootja NIO. Et NIO on nüüd tulnud orbiidile väga heleda tähena sinna lennanud just viimase aasta jooksul ja NIO eelis on kindlasti siis selle auto taskukohasus, et Hiina eelis alati kõikvõimaliku tootmise puhul on siis mass, et tal on võimalik väga odava oma hinnaga toota oluliselt odavamalt asju, tooteid, autosid kui võib-olla lääs ja NIO on teinud ikkagi päris korraliku ristiretke elektriautode maastikul ja see on kindlasti ka ettevõte, millest me tulevikus kuuleme veel. Ja nüüd me oleme jõudnud siis selle jutuga sinnamaale, et kuidas investorina kogu sellest rohelisest meelelaadist või siis selle mõtteviisi muutusest kasu saada. Et selge on see, et täna on kõik see roheline energiasäästlik areng või siis tehnoloogia areng ikkagi veel üsna algfaasis, mis tähendab omakorda seda, et neid tulemusi, kui need prognoosid, mis on
täna ikkagi väga suured, millist turgu rohelisele tehnoloogiale või energiasäästlikule tehnoloogiale prognoositakse, et see on ikkagi üsna selline pika vinnaga, mis tõenäoliselt siis toob tagasi aastate, võib-olla et isegi aastakümnete pärast. Aga fakt on see, et see on ikkagi trend, mis on tulnud selleks, et jääda ja võib-olla selles mõttes oleme me väga ajalooliselt privilegeeritud olukorras, kus meil on võimalik investeerida mingisugusesse trendi, mis kasvab väga suureks. Et võib-olla ma ei tea, kõige hilisem võrdlusbaas, mida saaks siia kõrvale tuua, on internet. Et kui internet hakkas vallutama maailma, et siis alguses oli selle kasutusala võib-olla väga selline piiratud ja enamusele mitte kättesaadav, siis paarkümmend aastat hiljem siis milleeniumi laste põlvkond ei kujuta üldse ettegi, et elu võiks olla ilma internetita. Et ma arvan, et rohelise energia või rohelise tehnoloogia sektoriga võib tulla täpselt seesama efekt, et 20 aasta pärast on võib-olla siis täna sündinud lastel raske aru saada, miks neid suuri 5-liitriseid BMW-sid üldse keegi kunagi kalli raha eest ostis. Nii et kuidas siis investeerida sinna? Ja seal on mitu varianti ja üks kõige võib-olla sellisem lihtsam variant on siis pensionisambad, et LHV-l on alates siis eelmisest aastast täiesti eraldi roheline pensionisammas ja seal siis valitakse investeeringuid väga kindlate kriteeriumite põhjal, mis on siin ka ära toodud. Nii et pension on väga kuum teema tänapäeval. Kõige lihtsam variant on valida näiteks roheline pensionifond. Siis ma vahepeal juba läkski vahepeal meelest ära, sattusin jutooga, et taskide all on paar küsimust ka teile. Et vaadake neid ja katsuge siis vastata neile, et oleks huvitav teada, et mis teie enda taust rohelist investeerimist puudutades on. Nii et ma räägin siin nii kaua edasi, et mingi hetk siis vaatame, kuidas te vastasite. Aga teine variant, kus saab alustada investeerimisega üleüldiselt, aga ka rohelise investeerimisega, on siis näiteks selline toode nagu LHV kasvukonto, mis siis võimaldab põhimõtteliselt alustada investeerimist väikeste summadega, sest et teie, kes te kõik olete noored ja tudengid alles, tõenäoliselt on sissetulekutega ka praegu veel nii ja naa. Ja kasvukonto võimaldab siis põhimõtteliselt alustada investeerimisega alates 1 eurost. Ja põhiline, ma ütleks, et ma võib-olla isegi rõhutaks seda eraldi, et alguses ei olegi niivõrd kuivõrd oluline see summa, vaid alguses on oluline algus ehk siis selle esimese sammu tegemine. Ja kui me oleme siin täna mitu korda rääkinud teemal mõtteviisi muutus, siis täpselt samamoodi muudab ka see teie mõtteviisi, kui te alustate investeerimisega, teete selle esimese sammu ja see summa suurus tegelikult ei omagi sel hetkel väga suurt tähtsust, sest ta teeb oma töö teie mõtteviisi muutuses juba ära olemata sellest, siis kas see on 1, 10 või 100 eurot.
ja seal on siis võimalik valida erinevaid turul kauplevaid fonde, et kes ei ole võib-olla selle terminiga kursis, siis turul kauplev fond siis koondab endas mingisuguse kriteeriumi alusel erinevad ettevõtted. Ja näiteks on meil täiesti olemas ka selline fond, mis on siis puhta energia fond. Ja puhta energia fond siis on koondanud mingisuguse hulga ettevõtteid ja mis on siis sellise turul kaubeldava fondi eelis, et siin tuleks siis vaadata võib-olla natukene laiemat pilti selles mõttes, et täna on meil börsil juba tegelikult väga palju ettevõtteid, mis on siis rohkemal või vähemal moel seotud energiasäästliku tehnoloogiaga või siis rohelise tehnoloogiaga, aga kui mingisugune sektor või mingisugune tehnoloogia on väga algfaasis, siis see tähendab seda, et see sektor peab konsolideeruma. Mis omakorda tähendab seda, et sellises faasis on väga raske sellest hulgast välja valida ettevõtet, mis siis nii-öelda sellest rohelisest liikumisest, kui nii võib öelda, riisub koore. Ehk siis see valik või see valikuprotsess on selles faasis väga-väga raske. Ja selleks, et mitte siis otsida seda nõela heinakuhjast, on hulka praktilisem osta ära terve heinakuhi, ehk siis investeerida turul kaubeldavasse fondi. Ja kasvukonto siis ongi just nimelt selle põhimõttel üles ehitatud, et saab neid fonde erinevaid on seal valikus üle 40, aga kui me nüüd selle rohelise investeerimise juurde tagasi tuleme, siis see on üks hea variant, kust oma rohelise investori teekonda alustada, näiteks investeerides siis puhta energia tootjatesse või siis automaatika ja robootika on ka üks osa jätkusuutlikust või sotsiaalselt vastutustundlikust investeerimisest. Ja meil on ka eraldi olemas seesama elektriautode fond, et saab ka investeerida siis elektriautode arengusse. Nii, mina olen oma jutuga nüüd lõpuni jõudnud, aga ma vaatan, kas te olete vahepeal mulle vastanud ka küsimustele. Nii, ütleme, ei ole kursis ka kahjuks sellega, et julgeks investeerida. Et julge peale hakkamine on pool võitu, nagu öeldakse. Ehk siis karta tegelikult ei ole absoluutselt mitte midagi, et investeerimisega on nii, et ta on samamoodi see esimene kord, nagu mis tahes muud asjade esimest korda teete. Aga kui te hakkate mõtlema, siis te oma elus teete esimest korda mingeid asju ikkagi väga palju. Nii et selles osas investeerimine ei erine mitte kuidagi muust elust ja ma ikkagi julgustaks omalt poolt seda algust tegema, sellepärast, et karta tegelikult ei ole küll mitte midagi. Tasa ja targu, väikeste summadega. Et nii nagu ma just sellest kasvukontost rääkisin, saab alustada juba 1 euroga. Et ma arvan, et see veel öist und ei riku. Keegi on vastanud jaa, küüumärgiga ka veel. Et ta on vähemalt optimistlik, siis on ei.
ka ei ole, aga olen mõelnud selle peale ja plaanin investeerida. Et tore kuulda, et ma loodan, et vähemalt osad valikud, millest ma siin täna rääkisin, jäid teile kõrvu kuidagi ja te uurite neid võimalusi edasi. Nii, siis oli veel üks küsimus, et kes on siis nüüd juba investeerinud, või siis plaanib investeerida, et mis see koht siis oleks, kuhu investeerida. Nii, näiteks siin ongi, ei oska valida, ehk on teil häid ideid. Et ma mõned head ideed juba rääkisin ära, aga ma võib-olla lisaks siia veel juurde, et nagu ma ennist ütlesin, siis börsil on hästi palju ettevõtteid, mis ühel või teisel moel juba tegelevad selle energiasäästliku tehnoloogia arendamisega, et siis nende hulgas seda võitjat valida, et see on väga keeruline protsess ja eriti veel tegelikult algaja jaoks. Ehk siis selles osas tasuks oma riske natukene hajutada ja just nimelt siis investeerides siis vähemalt võib-olla alguses pigem läbi fondi, siis kas või näiteks sellesama rohelise pensionifondi, kus see otsustusprotsess ja analüüsiprotsess tehakse teie eest ära, või siis olla ise oma fondijuht ja kasutada kasvukonto toodet, kus te siis saate valida endale meelepärased fondid ja kus on täiesti valikus olemas ka meie tänase teemaga seotud fondid nagu puhta energia tootjad ja elektriautod. Nii, keegi on otsustanud investeerida rohelisse energiasse, ostes päikesepaneelid koju. Suurepärane mõte. Et minu meelest oli seal vist isegi riigi poolt mingisugune toetusprojekt olemas, et nii, Tesla, et valik on Tesla, kes Tesla ostis siis, kui ta üle 10 aasta tagasi börsile tuli, siis Tesla aktsia hind oli $25 midagi. Tänaseks tal oli vahepeal aktsia split, 1:5, kui ma ei eksi, ja tänaseks siis nii-öelda selle vana hinnaga siis korrutades oleks Tesla aktsia hind üle $3000, et arvustage siis see tootlus ise, et mis selle 10-12 aastaga on Teslasse investeerimine investorile kasu toonud. Ja vaatame siit veel päikeseenergiasse. Et kõik head mõtted, kõik haakuvad ilusti meie teemaga ja veel kord, kes mind nagu kuulavad ja kes ei ole veel kaalunud rohelisse energiasse või siis tegelikult üldse investeerimist, et siis siiralt soovitan teemasse süveneda, sest et kogu selle jutu kokkuvõtteks ja arvestades seda, kus ma seda juttu räägin, siis teie milleeniumi laste jaoks teil on üks suur eelis teiste investorite ees ja see on teie noorus. Ja aeg on investori parim sõber, nii et aeg lubab teil teha ka vigu, et kes on juba minu vanused, siis minul enam seda luksust ei ole, et ma saaks väga palju vigu teha oma investeerimisteekonnal, et kasutage oma eelist, kasutage seda eelist, mida ei saa raha eest osta. Et kindlasti soovitan uurida ja kui küsimusi tekib, siis mina ja minu head kolleegid LHV-st kindlasti on sellel teekonnal teile abiks. Et minu poolt siis tänaseks kõik. Suur aitäh kõigile, kes mind täna raatsisid kuulata ja edukaid roheinvesteeringuid.
suur aitäh teile selle väga meeldiva seminari eest. Aitäh kutsumast!